Tori Jõesuu siidri- ja veinitalu peremees Tarmo Haasil on käed-jalad tööd täis. Käes on õunte valmimise aeg, kuid unustada ei saa ka juba valmivat jooki. Pärmisete eemaldamine on siidritalupidaja jaoks igapäevane töö, sest 12 000 pudelit jooki valmivad sõna otseses mõttes käsitöö. See on nagu niisugune lõppviimistlus juba. Me võtame selle pärmisademe välja, paneme siis need kaubanduseks mõeldud korgid peale, etiketid veel külge ja siis on juba põhimõtteliselt poodi minek. Korgid on siis, need on purustatud massist kokku pressitud. Need on selles mõttes just õiged vahuveini korgid. Pärast on ka kohe näha, mismoodi nad siis võtavad sellise kuju, nagu olete poes harjunud nägema. Algul näevad nad välja sellised kummelised torud. Karmo elas veel paar aastat tagasi koos abikaasa ja 3 lapsega Tallinnas. Vaikselt peas küpsenud mõte on perekonna nüüdseks toonud Pärnumaale Jõesuusse. Mina tulin ju koju tagasi tegelikult ju. Siin on ju mu vanaema isa kodu ja minu vanemate kodu on ju siit samuselt paarsada meetrit eemal. Ja siiamaale on pere justkui ka ikka rahul olnud. Lapsed on õnnelikud, neil on siin väga tore, sõpru on palju ja abikaasa on muidugi eluaegne pealinna vorle, aga ei ole viga, nüüd sõidab ka juba traktoriga ringi ja selles mõttes on nagu maaeluga kohanenud minu meelest päris hästi. Mis sul on siin? Mis on siin tule? Kuna ma ise olen toitlustuse taustaga inimene, siis see hea söök ja jook on ju alati käsikäes käinud ja hobikorras on seda koduveini päris mitmed aastad tehtud. Ja sealt siis lõpuks, täna nüüd on hea öelda, et ongi nagu hobist saanud siis elukutse, millega tegeleme. Algul katsetasime veiniga ja siis hakkas see siidri asi järjest rohkem meeldima. See on just põnev see valmimise protsess, et ta on kuidagi nagu rohkem väljakutseid selles siidri valmistamises kui lihtsalt veini kääritamises. Meil on ju olemas omal väga rikkalik õunte valik siin Eestis, aga et nendest ainult veini teha tundus nagu, et võiks midagi veel proovida, et tegelikult siidrikultuur üle maailma on väga-väga suur ja tarbijaid sellele toote on hästi palju, et siis me mõtlesime, et miks siis mitte sellest Eesti õunast proovida teha korralikku Eesti siidrit. Tori Jõesuu siidri- ja veinitalu siidrit võib tõesti korralikuks pidada, sest sel aastal pälvis nende ökosiider parima mahetoote tunnustuse. Samuti on käsitööna valminud joogi oma valikusse võtnud paljud hinnatud restoranid üle kogu Eesti. Väärt jook valmib aga pikkamisi. Minimaalselt 9 kuud, aga pigem 10-11 kuud. Et isegi mida kauem see laagerdumise protsess kestab, seda maitsvam ja täidlasem ja loodetavasti ka inimestele rohkem meeldivam siis see siider on. Kõigepealt on see kääritamise protsess. Esimene kääritamise protsess on kuskil 2 kuud võtab aega. Siis me villime ta pudelitesse. Enne pudelisse villimist lisame väikse annuse suhkrut, et hakkaks nii-öelda see teine käärimine pudelist peale. Siis me villime pudelitesse, paneme need õllepudeli korgid või siis nii-öelda need kroonkorgid peale. Ja siis see teine käärimine on juba pudelis korgi all. See on selle jaoks, et me saaksime sellise mõnusa kihina ja mulli sinna siidri sisse siis. Et see on siis nii-öelda see traditsiooniline šampanja meetod. Kuigi me pudeli peale ei tohi kirjutada šampanja meetod, et see on kaitstud nimetus. Aga tore on ju öelda ikka, et teeme nagu sampust. Ainult, et tooraineks on Eesti oma kohalik õun. Õunu kasvab palju erinevaid sorte ja kõik siidri valmistamiseks ei sobi. Milline õun on aga kõige parem siidrimaterjal? Ma alati vingerdan vastusest kõrvale, et ise proovima. Aga traditsioonilised klassikalised Eesti õunad alates Kuldrenetist kuni seal Talvenaudinguni ja Antonovkad ja kõik, mis meil siin teada ja tuntud õunasordid on, nendest kõikidest saab
väga head siidrid. Ainult, et noh, kui sa teed seda valikut, siis võib-olla ei tasuks nagu piirduda ainult ühe sordiga, aga validagi sinna sisse nagu mitmeid erinevaid sorte, et näiteks Antonovka on ise võib-olla liiga suure happega, et siis sinna kõrvale võiks otsida mõne sellise õuna, millel on natuke vähem happeid, aga võib-olla rohkem suhkrut sees ja siis niimoodi sortidega kombineerides lõpuks peakski saama siis selle hea tulemuse. Noh, tegu on ikka päris õigete tööriistadega, ainult nii-öelda hobitööriistad siis, et päris suur tootmis selliste tööriistadega teha ei jaksa, selge see. Aga nii kaua, kuni me siin oleme sellist nii-öelda väiketootjad, nii kaua me saame hakkama. Et näiteks see aparaat ongi spetsiaalne traadisidumisaparaat, sellega võib ka aiaposti külge traate siduda. Ja see on siis mõeldud tegelikult siis pudelikorke pudelitele peale panna, aga sellega saab ka väga edukalt siis neid pahuveinipudeli korke nii-öelda seeneks võtta ja siis traat peale panna. Eesti väiksemad siidritootjad on saanud tunnust ka välismaal. Õunu meil kasvab ning potentsiaali paistab olevat. Eks praegused tootjad, kes meil siin on, kõigi unistus on ju selles vallas ikkagi korralikult läbi lüüa ja fakt on see, et Eesti on ju nii väike, et siin ainult Eesti pinnal tegutsedes varem või hiljem jääb see tootjatele kitsaks. Et siis sellepärast on ikkagi mõistlik ikkagi natukene suurema pildiga seda asja vaadata ja kui täna ei ole seda jõudu kuskile eksportida oma toodangut, siis vähemalt mõelda, et 4-5 aasta pärast oleks see nagu kindlasti oluline ja vajalik, kui tahta nagu jätkusuutlikult ja mõelda selle peale, et kunagi see äri, mis me siin oleme nüüd viimase 2 aasta jooksul üritanud käima lüüa, et jääks midagi ka lastele, et siis tasub kindlasti nagu suuremalt mõelda. Ja Eesti siidrimaana siis ju kõlab ju väga hästi, miks mitte. Sa võtta ise suur tülu. Karmo ja tema perekond on oma valikutega rahul ning tulevikuplaanid on seotud Jõesuuga. No tahaks siia majja sisse kolida mõne aasta pärast. Kuna praegu need esimesed 2 aastat, mis me siin oleme toimetanud, kogu aur on kulunud just selle istandike rajamise peale ja siidriköögi ehitamise peale. Kõik see seadusandlik pool ja samamoodi võttis päris kõva aja ja noh, praegu lihtsalt ei ole jõudnud selle maja poolega tegeleda. Aga loodame, et siin aasta jooksul õnnestub väike rasvakiht ümber koguda ja siis ehk saab ka maja ehitamisega pihta alustada. Vaata, ma ehitan siis vahelt läbi. Ja mine näita onule käed veel, kui ilusad vaarikud.